Rahvatantsurühmas Marike käivad enamasti 9–14-aastased tüdrukud. Igaüks on jõudnud siia ise moodi, aga enamasti kellegi teise õhutusel või eeskujul. Sellel aastal ma tulin sügisel. Kuidas sulle rahvatants tundub? No, mulle väga meeldib siin. Mulle meeldib väga tantsida üldse. Kas sa mõtled ka tantsupeole minna millalgi? Jaa, ma tahaks väga tantsupeole minna. Ma arvan, et ma päris kaua veel käin siin. Mu sugulane käis siin ja siis ta pakkus mulle, et ma käisin ükskord tahtsin talle külla minna ja siis pidin temaga trenni kaasa tulema ja siis ma vaatasin, et põnev koht on, et tulen ka siia. Mu klassiõde käib ka siin ning siis mu ema mõtles, et ta võiks mind ka panna ning siis nii ma siia tulingi. Mis selle juures kõige toredam on? No see, et ma saan ennast liigutada ning siis mul läheb rüht ka ilusti. Kui kaua sina oled juba tantsuga tegelenud ja rahvatantsuga? 3 aastat. Ma tahtsin alguses mingi tantsutrenni minna ja siis mu ema tuli sellise mõtte peale, et ma võiksin rahvatantsu minna. Rühma juhendab Katrin Krause, kes õppis Lainemägi tantsukoolis hoopiski mitte rahvatantsu. Alustasin ma sellise võimlemise ja balleti ja kõige sellega, et tegelikult on see väga hea kool, just selline klassikaline pool. Et selle pealt saad tulevikus areneda ja teha, mis iganes sa soovid. Rahvatantsu pisiku sai Katrin aga Tallinna Ülikoolist, kus Angela Arraste ja Kalev Järvela talle eeskujuks olid. Neidude tantsurühma mõte sündis aga elust enesest. Ega Eestis ju naised niimoodi ei tantsinud, et võib-olla meil on teada ainult mõned tantsud sellised folkloorsed tantsud, mida naised üldse tantsisid, nii et väga palju me tantsime ka selliseid tantse, mis on tehtud segarühmale, aga siis poisi osa tantsib tüdruk. Ja muidugi neidude puhul on üldse see, et õpetaja peab ise hästi loominguline olema ja siis mõtlema need tantsud ikkagi välja. Et jah, et meestest, poispaaridest on meil siis selles mõttes puudus, aga me otsustasimegi nüüd sellest aastast, et me teemegi just neidude rühma, sest eelmistel aastatel neid poisse meil oli, aga kogu aeg oli 5 ja 6 ja 4 ja tõtselt keeruline oli teha, sest teatavasti peaks olema segapaarides kokku siis 8 paari, aga poisse vähe. Tüdrukud, kes trennis käivad, on enamasti nõmmekad. See ei tähenda siiski, et teisi vastu ei võetaks. Näiteks samas keskuses tegutsevas naisrühmas Nõmme Marid, mida Katrin juhendab, käib naisi ka Harkust ja Viimsist. Tüdrukutele on rahvatants tähtis ka lavakogemuse saamiseks. No meie oleme ikka üritanud alati esineda, et nii jõulude ajal mitu korda, siis ka kevadel. Et kindlasti üks eesmärk on lastel ja üldse noortel on lavale saada ikka esineda. Aga selleks, et esineda, selleks ongi tants on selline huvitav asi, et see on selline pidev protsess, et selleks, et üldse sinna lavale jõuda, sa pead ära õppima põhisammud ja kõik siis need joonised ja mustrid ja selle muusikatunnetuse, et see ongi see pidev harjutamine, mida me siin päevast päeva teeme, et tavaliselt see rõõm, selline tantsurõõm ja oskuse rõõm tuleb ka alles kuskil 2-3 aastaga. Mis teeb selle rahvatantsurühma juhtimise mõnusaks, toredaks, et teil nii säravad silmad on? Ma ei oskagi öelda. Eks kõigepealt pead ise selline rõõmus inimene olema, et positiivne. Et ma arvan, siis on kerge kõikides asjades leida sellist sära. Aga ma arvan, et liikumine üldse kui selline on ju inimesel alati rõõmu pakkuv. Eriti, kui sa saad seda teistega jagada ja kui sa näed, et lastel silmad säravad ja kui vanematel silmad säravad, siis see ongi selline vahva ühistöö, mida koos tasub teha.